Tere tulemast võrkturunduse lehele. Minu nimi on Kristjan Kiis. Täna näitan ma teile, kuidas mina liitun uue võrkturundusäriga ja mis siis toimub. Kõigepealt liitun ma siis võrkturundusäriga. Siin on kirjas, et minust võib saada miljonär. See on huvitav. Nüüd ma olen väga huvitunud. Mulle lubati, et minust võib saada miljonär. Ma saan palju raha teenida. Aga ennem, kui ma saan edasi minna, pean ma käima koolitusel. Siin on koolitus. Siin on kõik ilusti kirjas, mida tuleb teha. Ja siin on äri. Siin all on inimesed, kes liituvad minu meeskonnaga. Kraapida tuleb ja siit alt võib tulla, kraabime niimoodi. Ei olnud nime. Minu äriga ei liitunud inimene. Okei, pole hullu. Mul on ju veel pindu, mida kraapida. Et vaatame edasi, mis saab. Äkki minu äriga liitub inimene. Kraabime veel niimoodi. Jälle number, mitte nimi. Minu äriga järjekordselt ei liitunud ühtegi inimest. Küll aga on mul veel võimalusi. Sest et kui nüüd mul on meeles 3, 4, 5 inimest, siis on see, miks ma selle äriga liitun. Ja nüüd, kui Mari liituks ja eriti kui Jüri liituks, siis tema on hea inimene, tema on hästi aktiivne, siis minu äri hakkaks käima ja siis ma saaks raudselt miljonäriks. Nii et vaatame edasi, mis saab. Nii. Jälle number. See tähendab, ei liitunud kellega. Mitte keegi ei liitunud. Aga ma viskan selle pileti minema ja see võrkturundusäri, see ei tööta. Nüüd ma olen tige, nüüd ma olen pahane ja nüüd ma räägin kõigile oma sõpradele, et võrkturundusäri ei tööta. See lihtsalt ei tööta, see äri on täielik jama, see lihtsalt ei tööta. Kurb on see, et tegelikult kohtlevadki paljud inimesed meie äri niimoodi, nagu see oleks. Täpselt nii, nagu see oleks loteriipilet. Mitte, aga tõsine äri. Nüüd tegelikult ma ju ei liitunud võrkturundusäriga. Ma mängisin lihtsalt kiirloteriid. Ja see on see viga, mis on meie äris, et inimesed tulevad siia loteriimentaliteediga, on hetkel sees, vaatavad, mis juhtub ja kui nende äri kohe õitsele ei lähe, siis nad on pahased. Esiteks on see, et siin äris tuleks selgeks õppida oskused, kuidas meie äri ajada, mis meie äri on, kuidas õpetada teisi inimesi, kuidas ise õppida. Et see ei ole niimoodi, et kui 3, 4, 5 inimest minu äriga ei liitu, siis järelikult see äri ei tööta. Selleks on vaja tööd teha, selleks on vaja inimestega kohtuda ja ei ole nii, et ma tulen ja proovin 2 kuud ja kui siis minu jaoks äri ei tööta, siis see valdkond või see sama ettevõte on kohe halb. Et see on see, mida paljud inimesed teevad ja see on see, mida peaksime meie tegema, et selgeks tegema inimestel, et see ei ole loteriimäng. Meie äri ei ole loterii, vaid tõsine äri, kus tuleb õppida selgeks need oskused, teadmised ja kujuta nüüd ette, kui sul oleks loteriipilet ja sa saaksid kraapida nii palju neid numbreid sealt välja, et sa lõpuks võidaksid selle miljoni. Palju sa oleksid nõus sellise loteriipileti eest maksma? Nüüd, meie äris ongi see võimalik. Sa kohtud inimestega, räägid neile sellest võimalusest, nii kaua, kuni sul ükskord on piisavalt suur meeskond, piisavalt palju teadmisi, kogemusi, et sa teenid selle miljoni. Meie olemegi põhimõtteliselt äri, kus on alati võimalik
võita. Iseasi see, kui pikaajaliselt ja järjepidevalt seda äri teed ja loomulikult ei tähenda seda, et ma olen äris ja nüüd üks päev ma olen miljonär. See tähendab seda, et ma olen äris, ma teen selle endale selgeks, ma käin koolitustel, mitte ühe korra, mitu korda, nii palju kui on vaja, võimalikult palju, sest et iga kord võib olla koolitusel midagi, kas või 1 või 2 lauset, mis aitab sind edasi sinu äris, mis on just sinul puudu. Nüüd meie peaksime õpetama seda, et seda äri tuleks võtta tõsiselt ja valima hoolikalt oma meeskonda inimesi, et sinna ei tuleks inimesi, kes mõtleksid, et see on loterii. Ma loodan, et sellest videost oli kasu, et sa said aru, mida ma tahtsin selle videoga edasi öelda. Ja minu soov sulle on, et ka sina sooviksid saada professionaalseks võrkturundajaks, sest meil on parem tulevik. Nüüd lähme ja räägime sellest tervele maailmale. Aitäh!